No nii, tere kõigile minu kanali jälgijatele. Ja kui ma siin laule olen teinud ikka tihedamini, siis need jutukad on jäänud natukene tahaplaanile. Ja mitte sellepärast, et mul jutud otsa oleks saanud või et ei ole millestki rääkida, vaid sellepärast, et ma olen saanud viimasel aastal, aasta jooksul alates septembrist selliseid uudiseid, mis on mulle šokeerinud, mis on mind šokeerinud. Ja ma olen kirjutanud oma kausta vahele küll neid lugusid valmis, et nüüd peaks selle ja selle ja sellega tulema lagedale selle endast välja ütlema, aga teate, need on olnud kõik niivõrd uskumatud ja niivõrd ühtegi suppi, ühtegi putru ei saa süüa päris kuumast peast, tuleb lasta maha jahutada. Ja ma olen sundinud siis ennast, et Meri, hoia ennast tagasi, jahuta maha, katsu saada selgust, pane asjad kirja ühel päeval, kui nad on jahtunud veidi, siis võib-olla tuled sa nendega lagedale. Ja võib-olla ma tulen nendega ühel päeval lagedale jahutatud peast. Ja kuigi võib-olla mõneti võib-olla nagu aegunud teemana, aga ikkagi. Vot selline, aga nüüd hiljuti tehti mulle märkus, et mitte märkus, vaid tehti tagasihoidlik soovitus, et ma võiks teha ka mingisuguse jutuka üle hulga aja. Ja teate, täna on 31. juuli. Ja see, millest ma täna rääkima hakkan, leidis aset 31. juulil. Ja see oli aastaid tagasi. Ja siis oli tegelikult väga-väga ilus ilm. Ilus soe ilm, päike paistis, mitte nagu täna, et kui vaatad aknast välja, siis tuleb tahtmine laulda külmad sügistuuled. Minu tänase jutuka Meeri rääkiva raamatu alapealkiri on Lilleneiu. Täna siis võiks olla vihmapoiss või vihmaneiu või midagi taolist tänast päeva arvesse võttes, aga ma ei ole täna isegi, ukse peal käisin korra, aga ma ei ole täna isegi väljas käinud, sest nii kõvasti sadas vahepeal vihma. Hetkel on küll natukene selgem, aga ikkagi. Vot nii, aga minu tänane teema on siis Lilleneiu. Et Unt Kriimsilmäel oli ka 9 ametit ja minul on ka neid ameteid jagunud igasuguseid. Ja on jagunud mulle ka selline roll nagu olla Lilleneiu ühes pulmas. Ja see oli minu ristiema. Ja võib-olla see tundub uskumatu, see taust, mis ma nüüd siia räägin, selle Lilleneiu alapealkirja juurde, aga need on minu mälestused ja tegelikult on see tõestsündinud lugu ja võib-olla tänapäeva inimesed ei suuda seda uskudagi, et see oli võimalik, aga see oli nii. Ma olin tol ajal 12-aastane ja et te usuksite, siis ma näitan teile seda pilti ka korraks sellest pulmast. Siin ma siis olen nende lilledega, eks ole, ja Norbar istub siin, ma pikalt ei näita. Aga nii see oli. Tähendab, tegemist oli minu ristiemaga, ühe ristiemaga, kes elas mul üsna lähedal. Aga tema oli minust palju aastaid vanem. Aga tal oli üks kavaler, kellega nad kurameerisid aastakümneid juba. Täpsemalt 22 aastat, enne kui nad jõudsid siis abieluranda. Ja selle 22 aasta jooksul ei olnud nendel kordagi ühtegi sellist lähedast intiimsuhet. Mille peale siis nagu paljud mu ristiemale ütlesid niimoodi, et see mees lihtsalt lollitab sind ja kasutab sind ära ja sa raiskad oma nooruse ära ja miks teil ei ole, hea küll, kui te ei abiellu, aga vanamoodsad inimesed, aga miks te ei võiks siis nagu olla teil mingit lähedasemat suhet. Selle peale ütles ta niimoodi, alati pahandas ja ütles ta alati niimoodi, et normaalne inimene, kes peab sinust lugu, suudab ennast taltsutada.
noh, mõneti õige. Kui sa ikka kedagi väga austad, kedagi väga armastad, siis sa suudad oma kirgesid, oma ihasid taltsutada. Noh, eks ta taltsutas 22 aastat. Ja kui nad siis lõpuks sinna abieluranda jõudsid, mina muidugi käisin neile peale kangesti, sest ma tahtsin kangesti pulma saada, noh. Ja siis ma kogu aeg nokkisin ta kallal, et no millal ikka pulma saab ja millal ikka pulma saab. Ma käisin tal isegi mingi kavala plaani välja, ma mäletan. Et noh, et kui te avaldused sisse viite, et järjekorrad on ju nii pikad, et te võite, kui te noh, ümber mõtlete, et ega te ju ei pea siis sinna minema. Nii ka on võimalik ja no ja siis nad viisid selle avaldused ikkagi sisse ja abiellusid siis ikkagi ära. Ja siis ta ütles mulle, Ristimaa ütles mulle niimoodi, et kuna sina käisid mulle peale, et noh, et me peaksime nagu abielluma, et siis, noh, mina olin süüdi, on ju, keegi peab ju süüdi olema, et siis tuleb sul karistuseks olla lilleneiu seal pulmas. Noh, ega seal ei olnudki teisi nooremaid, mina olingi nagu kõige noorem, et teised olid kõik vanemad inimesed. No võt, karistuseks olen ma lilleneiu, hea küll, noh, mõneti ma olin rõõmus, eks ole, et ma ei olnudki enne lilleneiu olnud, aga ega see amet ei olegi nii väga lihtne, kui nüüd sellest rääkida, kui nüüd ainult sellest lilleneiu ametist rääkida, sest pulmalisi ei olnud küll väga palju 50 ringis vist. Aga no, see lillepukett oli päris suur tegelikult ja millegipärast oli niimoodi, et roosid sattusid mulle nagu alla. Roosidel on teatavasti okkad. Ja siis need suureõielised, hästi pika varrega liiliad, millel olid suured liiliapuhmad olid, need lahti-tolla liiliad, otsisid tollal liiliad väga moodsad või noh populaarsed. Ega tollal ei olnud nii suurt lillevalikut nagu praegu on, eks ole. Nii et need liiliad, rasked liiliad olid siis nende rooside peal, et tegelikult mul oli pisar silmis, sest need roosiokkad, roosivarte okkad, need liiliad surusid need roosid mulle sinna käevartesse ja mul oli käevartes olid augud ja isegi verd tuli välja, nii et keegi hiljem avastas, et kuule, et keerame need lilled ringi, et keerame need liiliad allapoole ja roosid peale, eks ole, et noh, siis tegelikult need liiliaõied varjutasid need roosiõied ka ära. Noh, ega ma neid kuigi kaua ju ei hoidnud ka, aga ikkagi kaunis valus mälestus oli sellest, seetõttu, et need roosid ja ei tulnud selle peale, et oleks sinna midagi alla pannud, et mis oleks nagu neid roosiokkaid takistanud minu õrna naha sisse tungimast, sest mul ei ole ju paksu nahka ja külma kõhtu. Ei olnud siis ja ei ole õnnestunud ka praeguseks hankida. Vot niimoodi, vot selline on siis minu mälestus lilleneiust kui niisuguse, aga nüüd läheme pulmaga edasi. Et 31 juuli, jah, nagu tänane päev ja ma olin siis 12 aastat vana, nagu ma mainisin, on ju. Pulmapidu peeti Jõgeva restoranis, seal oli üks selline väike saal ja oli suur saal. Suures saalis oli siis muu rahvas, restorani rahvas ja kus oli siis ka bänd, orkester mängis tol õhtul tantsuks, aga siis pulmalistel või oli siis nagu tellitud sinna väiksesse saali, oli siis nagu tellitud eraldi pillimees pulmad, kes siis nagu mängis pilli ja kes siis nagu laulis, eks ole, ja see pillimees oli, naisterahvas oli siis sinna kutsutud koos abikaasaga. Need mõlemad olid siis seal pulmas. Nii. Ja siis kui bänd nagu tantsuks mängis, siis tõmmati sealt see vahesein lahti ja siis pulmalised said minna tantsima ja siis me nad seal natukene isegi segunesid, eks ole, seal need muu restorani rahvas ja need pulmalised. Ja siis mingil hetkel hakkas siis meie pulma pillinaine hakkas siis tantsima ühe kõrvalsaalis oleva ühe sakslasega. See sakslane hakkas siis teda nagu tantsitama, kuigi ta oli nagu oma mehega seal pulmas, eks ole, tantsis oma mehega ka, aga noh, see sakslane hakkas ja siis läks nagu kaunis avalikuks flirdiks. Noh, see selleks, pulm käis nagu edasi ja meie laulsime ja tantsisime ja pidu käis niimoodi, no kõik oli okei. Selles mõttes oli okei. Iga pidu saab üks kord otsa ja me läksime ära koju ja ma mäletan, et me elasime siis veel vanas majas ja kell oli juba hommikutunnid, nii et juba valge oli väljas.
Ja noh, soe oli ja meil oli aken lahti ja ükskord, me ei olnud veel magama jäänud, ükskord ma kuulen, et noh, me olime ema-isaga kõik seal kolmekesi ja kuuleme, et üks hirmus akordioni krigin ja kisa käib väljas ja noh, me olime emaga juba voodis, isa ütles, et ma olen aeda, vaatan, mis sealt toimub, et mis värk on. No ja kui ta siis tuppa tuli, siis ta rääkis meile, mida ta siis sealt nägi. Nägi siis seda, et see pulmapillinaine oli siis oma selle sakslasega, kes teda siis seal tantsitama hakkas, oli natukene varem sealt pulmast ära tulnud ja nad olid siis ära väsinud, nad olid siis sinna kraavi läinud ja seal natukene pikali visanud. Ja ma ei tea, kas nad vaatasid tähti nagu enam ei olnud, eks ole, et tihti tähti taevas nähti, noh, tähti nad ei näinud, sest kaunis valge oli juba. Võib-olla ootasid päikese tõusu, tahtsid näha seda, ma ei tea. Ja ka siis, oh häda, see abikaasa tuli tal siis akordioniga tagant järgi. Tema oli siis nagu transa. Ja sattus siis neile peale, kui nad seal kraavikaldal niimoodi lähestikku olid ja ma ei tea, mis nad siis seal tegid, eks ole, mina ei näinud. Aga sellele mehele igal juhul see asi ei meeldinud, nii et seal läks siis ütlemiseks, karjumiseks ja see akordion, ma ei tea, mismoodi see akordion siis sinna asjasse segati. Igal juhul see akordion leidis oma otsad sellel päeval seal kraavi veeres. Ja järgmisel päeval, kui toimus pulma nagu sahvripidu, nagu öeldakse, noorpaari kodus, siis oli pillimees ka kohal ilma meheta ja ilma pillita. Ja siis, või pillinaine õigemini, ja siis küsiti ta käest, et aga noh, jutt ju levis, on ju, väike küla, on ju. Ja siis küsiti, et kus siis pill täna on? Noh, pill olevat häälest ära ja noh, hea, et pillinaine ise hääles oli, et noh, me saime laulda niimoodi ilma pillita ka. Aga vot selline mälestus siis on mul sellest pulmast, et milles on loo moraal on nagu selles, eks ole, et minu mälestused, ma olin 12-aastane, et kui üks abiellus pärast 22-aastast kurameerimist nii-öelda, mis tundub uskumatu, eks ole. Noh, sa võid ju kurameerida, aga sul on mingi suhe ikkagi ju selle aja jooksul tänapäeval vähemalt. Ma ei usu, et tänapäeval sellist asja võimalik oleks. Ja siis Pruut väidab, et noh, et on võimalik ennast taltsutada. On võimalik ennast taltsutada. Ja normaalne inimene taltsutab ennast. Siis teine näide siit kõrvale nüüd, eks ole, et isegi kui sa oled abielus ja sul on mees ja sul on juba üks laps olemas, siis sa ei suuda ennast taltsutada nii palju, et sa ei lähe võõra mehega kraavi veere tähti vaatama või päikese tõusu ootama. Et ja noh, jah, mõtlemise koht. Et kui ikka noh, kes suudab taltsutada, kes ei suuda taltsutada. Aga tavaliselt kipuvad need olema veel, kes nagu ei suuda taltsutada, väga kanged kritiseerijad. Ja eks ta ole mindki kritiseerinud päris teravalt. Ja kui ma oma suukese päris lahti teen ja hakkan rääkima veel hilisemaid lugusid, mida ma mäletan ja tean sellest, siis ma ei usu, et see meeldiks ja kellegile ja siis süüdistataks mind võib-olla, ma ei tea, alusetustes süüdistustes, mis iganes. Aga noh, minu kohta võivad nad levitada küll alusetuid süüdistusi Külaraadios. Ei no hea küll, las nad levitavad. Ja las nad arvavad, et nad teavad kõike väga hästi. Kuigi eks karma tegutseb omaette ja see karma on tegutsenud. Ja tegutseb ka praegu. Paraku nende inimestega, kes on mulle kunagi midagi halba teinud, et noh, mind halvasti kohelnud või minu asi ei ole kedagi karistada. Seda teeb karma. Aga kui mina oleksin neid karistanud, siis ma ei oleks nii rängalt neid karistanud, kui karma neid karistab. Sest noh, paraku jah, nad on kõik surnud ja praegusel hetkel on niimoodi, et alles üks mu eks-abikaasa ju suri veebruaris ära, kaunis noores eas. Üks on kuulutatud praegu vähihaigeks ja
öeldi, et noh, kui sa elad 6 kuud, siis me võib-olla teeme sulle uue röntgeni, kui sa elad, aga et sa oled nii nõrk, et me ei hakka sind isegi, noh, me ei hakka sulle isegi mingit ravi määrama, siis see ainult kiirendaks asja. Vot niimoodi sellised asjad on ja sellised lood on. Ja ega siis ei ole ju eriti tuju, teate, noh, oleneb sellest, et inimesed on mulle haiget teinud ja on mind halvasti kohelnud. Ma olen neile andeks andnud ja nagu ma ütlen, karma ikkagi karistab neid ise, on ju. Aga mul on ikkagi kahju, ma ikkagi tunnen, noh, ma ei saa päris külmaks jääda selles suhtes ja ma ikkagi püüan ikkagi neid aidata ja emotsionaalselt toetada ja no ja vot niimoodi on loo. Nii et vot sulle lilleneiu ja mis puutub siis nüüd see noorpaari veel, eks ole, 22 aastat kurameerime, siis abiellume. 22 aastat inimene taltsutas ennast pärast pulmi ka edasi. Nii et nad nädal aega elasid magasid nagu ühes voodis ja siis selgus, et noh, ei aita seal ükski võluvägi ega mitte midagi muud inimene on ennast nii ära taltsutanud, et noh, lihtsalt enam liiga pikalt taltsutanud. Ja noh, elasid nad ikkagi koos edasi ja noh, kuna me elasime lähestikku, siis ma läksin nädal aega pärast pulmi, ma läksin siis nagu sinna külla tema juurde ja siis ta istus voodiserva peal ja nuttis ja siis, kui ma küsisin, et miks sa nutad, eks ole, et noh, mis sul häda on, et läksid ju alles mehele ja noh, minu kui lapse aru sai sellest aru niimoodi, et kui sa lähed mehele, siis on see midagi ikka rõõmustavat ja õnnelik, on ju. Aga noh, paraku tema jaoks nagu ei olnud, sest ta ütles jah, et noh, kui ma ütlesin varem, et taltsutamine, noh, ma ei teadnud siis veel tol ajal, mis see nagu päriselt tähendas. Aga nii ta ütles jah, et noh, see oli viga see ja pulmad olid viga ja kui talle varem öeldi, mitu korda talle soovitati, et noh, mine ära teise piirkonda, võib-olla kohtad kedagi teist ja võib-olla noh, saad siis nagu oma elu nagu noh, õnnelikult, ta oli kena naine tegelikult. Aga tema nagu loobus, ta läks alati, küsis selle oma peigmehe käest, et noh, mis sina arvad? Ei noh, mis nüüd ikka, me oleme ikka niimoodi nii kaua juba koos olnud ja nii ja nad käisid, kinos käisid ja teatris käisid ja jalutamas käisid ja käest kinni hoidsid ikka ka vist ja mina ei tea, kuidas selle musitamisega lugu oli, kuidas sellega oli, aga kõik muu, mis nagu siis nagu noh jah, mis tänapäeval nagu paljud arvavad, et oi, see on suur armastus, see on see hormoonid möllavad ja siis ei suudeta ennast taltsutada ja siis juhtub igasuguseid asju. Vot see mees suudis ennast taltsutada. nii et vot selline lugu ja noh, nagu ma ütlesin, ega see lilleneiu amet ei olegi nii väga lihtne amet, see võib päris minu jaoks oli päris valus kogemus, sest mul oli käevarred olid päris nagu, ma ütlen, veretükikesed või noh, augud olid see roosiokastest olid sees ja need vered oli sealt natuke välja tulnud, nii et minu jaoks oli see päris valus kogemus, et edaspidi, kui keegi läheb nagu lilleneiuks, siis soovitan igaks juhuks kas või mingi paber või midagi alla panna sinna lilledele, et nad ei teeks sellist häda, nagu nad mulle tegid tol ajal. Vot selline lugu oli täna ja võib-olla tõesti on tänapäeval ka selliseid juhuseid, et keegi kurameerib nii kaua ja tantsutab ennast nii kaua, aga ma ei taha seda hästi uskuda. Nii et see on kaunis selline ja võib-olla te arvate, et ma valetan, ei, ma ei valeta, see jutt on nii tõepoolest tõsi, kui ei usu, mine küsi, nagu üks laulusalm ütleb. Aga vot nii on, nii et nüüd sai siis nagu see jutuka ots ka lahti tehtud ja võib-olla neid jutukaid hakkab nüüd tulema natuke tihedamini jälle, sest eks ma püüan vähem helistada sinna Eestisse, et ma neid halbu uudiseid sealt vähem kuuleksin. Ja siis võib-olla siis saab nagu ka rohkem tegutseda, et sellepärast ma siin tegin vahepeal ka neid laule, mis ma siin laulsin, ma püüdsin näidata head nägu teha kõige juures, aga tegelikult noh, inspiratsioon nagu ei töötanud, et mul on mitmed laulud on nagu omaloomingulised laulud ja luuletused ootavad nagu oma järge, aga mul ei ole lihtsalt õiget inspiratsiooni olnud, et nendega lagedale tulla ja neid lõplikult ära viimistleda ja valmis teha.
aga noh, tasa ja targu, kõik saab tehtud. Nii et kui öeldakse, et kui on väga kiire ja ei suuda otsustada, mida teha, siis istu maha, ära tee mitte midagi ja homme otsast peale ja siis saavad kõik asjad lõpuks tehtud. Vot nii. Nii et mul sai ka täna ots lahti ja nii palju siis lilleneiust täna küll eriti lilli ei ole, siin 2 gladiooli on siin vaasis ja väljas paar tükki ka õitsevad ja noh, ma ei lähe sinna välja, neid ka, väljas on lilli palju, aga toas neid paraku praegu hetkel jah, ei ole palju. Vot nii et kaunist suve jätku siiski, kuigi meil jah, on siin külmad sügistuuled, nagu praegu tänane ilm on, aga tegelikult ju suvi veel jätkub ja augustikuu on ju ka veel tegelikult ilus suvekuu enne, kui siis sügis lõplikult saabub, nii et tšaubaka kõigile, olge terved ja tervitatud ja järgmise korrani, järgmiste lugude, järgmiste lauludeni.